Tere hommikust kõigile, täna on siis 5. november, kell on 9.12 ning ma just ärkasin üles. Täna on esimene päev minu ja Maria Kollabi filmimise kaadrite augustist, seega ma loodan, et teile meeldib ning ma just filmisin esimese klipi ära ja ma ei tohi sellele statiivile senikaua pihta minna, kui mul on meik tehtud ja teine klipp filmitud. Ma korra läksin pihta, siis ma pidin uuesti filmima, sest siit on täiesti võimatu nagu uksest välja saada, ilma et see sellele pihta läheks. Jep, edu mulle, aga ma loodan, et teile meeldib, täna peaks ülipõnev vlog tulema, seega vaatame, mis edasi saab. Kui meil on selline stabilisaator ja siis meil ei mahu mikrofoni siia külge panna, siis me seome selle kõrvaklappidega siia külge. Wow. Kuna need kõrvaklapid ei õnnestunud, siis me leidsime teibi ja nüüd me teibime selle mikrofoni siia külge. See on vist liiga jama, et seda teibit nii. Ma actually murdsin kätega selle teibi ära. Kas ma actually paneks selle nagu niimoodi? Ei, see on norm. See tõmbab ju. Tõmbab hea. Oota, aga... Me lõpetasime just minu klassi stseenide filmimise. Kuidas tunnen? Imeline. Või mis te arvate, kuidas nagu välja tulid? Arvast tuleb väga hea. Me tegime seda ülikiiresti. Nagu me ei ole täpselt kunagi nii kiiresti filmid ühte klassi stseeni, aga samas me peame veel Maria omad ka filmimise ja kõik, kes läheb ära tõsta terve päev. Kuidas sulle meeldis? Osaled, said esimest korda minu videos? Jaa. Kas oli selline nagu sa arvasid või? Vastas ootustele või? Vastas ootustele. Kas tuled järgmine kord ka või? Jaa. Väga hea. Oi, tšau! Ma lehvitan. Tšauki! Liigume praegu uude filmimiskohta. Me lähme Rotermanni, kus meil on vaja filmida üks photoshooti stseen ja selleks, et kaitsta meie stabilisaatorite kaamerat, me paneme sinna prügikotti ümber. Miks mitte? Ja Maria jõudis ka enda sõpradega vahepeal linna. On seal kaugel? Nii, selline stseen siis, et nemad pildistavad ja siin on meie setup. Me peame hoidma prügikotti peale, et lumi peale ei sajaks. Ja see on väga vinge. Seal on... Mis su nimi on? Steven vlogib seal Maria kaameraga. Update'ib kogu seda värki. Hakkame pihta või? In action. Kõik mingi vlogivad. Ta ei fokusseeri! Ma ei saa aru. Mu kaamera lihtsalt tujutab rohkem kui nagu mingi rase naine. Mis kaamera sul on? Canon EOS, mis ta oli nüüd siis? See tundub suht nagu hea. M3, no see ongi muidu hea, aga ta lihtsalt on nagu mingi olend üks vahepeal. Reaalselt! Ta vahepeal. Liigume Sushi Plazasse, sest seal on meie järgmised stseenid ja filmides Maria siit suusid. Ja meie siin tassime mingeid asju, mida sa tahtsid. Mingid kilekotti ja Martini seljakotti. Ja Martin ise filmib seal praegu selle stabilisaatoriga jooksab neil järele, et kuidas nad sinna liiguvad. Siin praegu läheb. Oleme praegu Sushi Pandas ja filmime järgmisi stseene. Kuidas teil tunne on? Teil pole praegu mitte midagi teha. Väga huvitav. On huvitav? Jaa, ikka. Söövad siin sushit. Jõudsime vahepeal kooli ning me hakkame filmima, või no ma juba alustasime veidi Maria klippide filmimisega, aga need võtavad täiega kaua aega. Siin on kõik, kes on hetkel. Jooksime nii ammu juba pool, mida sa ajad. Nad on siin mingi 100 juba oodanud ja õue, või koridoris on meil selline valgustus ja siin on Steven, kes hoiab ust lahti juba viimased pool tundi ja siis siin koridoris me filmime ja siin me jamame praegu sellega. Tundub, et läheb veel kaua, sest et kell on alles 5:30. Kool pannakse 9 kinni, ma loodan, et me jõuame ikka tehtud. Kell on natuke 7 läbi ning me lõpetasime just kõikide koolisttseenide filmimise ja kõikide thumbnailide pildistamise, kuna meil oli vaja selle video jaoks ja siis 2 vlogi jaoks, et kõik lõpuks ometi tehtud. Tänane filmipäev on läbi, aga see ei ole esimene filmimispäev ja neid vist tuleb veel mingi 2 tükki seega. Edu! No, kuidas emotsioon on? Kõik on mingi üli läbi. Hästi Maria. Hommik, täna on siis 12. november, laupäev ning teine Mariaga Kollabi filmimispäev. Seega läheb. Hetkel ma lähen bussi peale, kell on mingi 11 ning mul on arvuti käes. Sellepärast, et kui ma hommikul üles ärkasin, ma panin kohe selle Tartu show vlogi nagu renderdama ehk eksportima,
aga 1,5 tunni jooksul ta ei suutnud seda ära eksportida. Seega mul on veel mingi 4 minutit jäänud ja ma ei saa arvutit kinni panna, sest muidu see katkeb ära, ma pean täiesti otsast hakkama. Seega nüüd ma kõnnin arvuti käes bussi peale ja me lähme täna Maria juurde, filmime seal tema hommikused kaadrid, siis minu bussikaadrid ning rohkem vist täna ei olegi filmida. Filmin veel homme ka. Sorry, et ma hingeldan, aga lihtsalt kõndida ja rääkida samal ajal on esitav, kuna ma olen suht kiiresti, sest et mul läheb, aga tegelikult mul on aega mingi 9 minutit pärast buss. Näeme bussis. Jõudsin siis just linna ja bussis kohtasin selliseid fänne, mis teie nimed on? Moona, Karolin. Ja me tegime just pilti. Ülikool, et te muga rääkima tulite, väga äge. Kust edasi lähete? Trenni. Okay. Hõbevooder 5. ja 6. detsembril. Davai, minge kõik vaatama. Tšauki! Ja mina liigun nüüd edasi bussi peale, et sõita Maria juurde. Jõudsin siis nüüd Maria juurde ja me saime just kaamera ka valmis sätitud ja meil vist veits veel tuba koristada. Paar ettevalmistust on vaja teha ja siis kohe hakkamegi filmima ja ma panin enda vlogi siin ka laadima ning see läheb täna ülesse. Ja sest mulle meeldib, kui vlogid pikaks lähevad ja siis ma räägin hästi kiiresti. Jaa, mina. Piilid. Me oleme ajagraafikust maas, nagu alati. Meil on ujuma veel palju asju ühe teha, palun. Minu laua taga või? Hi, kas ma istun siin laua taga? Me teeme ühe kaadri, kuidas sa nagu rabad need asjad ja siis sa lähed laua taga. Aga miks juuksed kinni on? Vabandust, sul olid lahti. Detailid. Okei, läks. Oli väga tore. Tšau. Saime praegu Mariaga koos kõik tema kaadrid filmitud. Nüüd on ainult minu kaadrid veel jäänud. Ja siis teisime minu videot ka. Oh my god, ja näeme teisipäeval. Tšau. Update. Me filmisime just viimased kaadrid bussis. Vahepeal ma käisin matjat õppimas 2 tundi, sellepärast ongi juba uuesti nii pime ja täiega hilja. Ning see bussis oli jumala lõbus, sellepärast et mul oli vaja hoida ühes käes smuutit, teises käes võileiba ja buss täiega kõikus ja siis ma kartsin, mul lendab smuuti sealt välja. See lihtsalt nii naljakas, kõik inimesed ka vaatasid nagu mida me seal teeme. Aga praegu ma ootan enda bussi ja tänaseks meil on siis kõik filmitud. Hommik, täna on 13. november, pühapäev ja kell on 11:15. Ketlin jõudis just siia ning me hakkame filmima minu koolipäeva hommikustseene, nagu kuidas minu koolipäev algab ja kuidas mu koolipäev lõpeb. Seega me jätame teid siia. Kell on 1 ja ma hetkel filmime siin sellist stseeni, kus ma hakkan võtma kõik enda meigi asju. Te ei kujuta ette, kui kaua see aega võtab ja kui raske ja keeruline see on. Sellepärast, et ma panin kõik need asjad siia, aga siin oli liiga pime, siis ma pidin endale lambi tooma, selle siia üles sättima. Aga siin tekivad need varjud, siis me pidime kõik asjad vastu seina toppima, aga natukene ikka varju näha. Ja siis sul on vaja siit minna niimoodi sujuvalt üle, et see nagu ei hakkaks kõikuma. Ja see on üliraske, sest et inimese käsi loomulikult veidi väriseb. Ja siis on veel vaja selline kaader teha, kus ma hakkan kõiki neid asju võtma. Ja siis see tähendab seda, et sa pead kõik asjad sättima ja siis me filmime, kuidas kaamera liigub ja ma võtan. Ja kui midagi läheb valesti, pead sa kõik asjad uuesti siia sättima. Ja hetkel me oleme 3 kaadrit teinud, mis tähendab, ma olen neid asju 3 korda uuesti siia tagasi sättinud. Täpselt sellesse samasse järjekorda. Ja ma võtan neid hästi kiiresti, siis loobin neid siia korvi ja siis panen kõik tagasi ja filmimist uuesti. Seni kaua, kuni me saame perfektse kaadri. Filmimise elu. Nüüd te näete, miks see tõesti nii kaua aega võtab. Kuidas emotsioon on? Tunned juba tüdimust? See on päris tüütu. Update me tegime Ketlini just minu emaks, nagu ta näeb ülihea välja, vaata ma andsin talle enda ema hommiku manti ja need prillid. Nagu ta näeb reaalselt välja nagu ema, ma alguses arvasin, et me ei suuda seda teha, aga nagu see on imeline, see kaader on ülihea. Saate väikse behind the scene'i. Oled valmis? Oota, see lille värk kõigub jälle. Nii. 1, 2, 3. Tere hommikust, tere Mai! Tere Kai! Kell on 3 ja me saime enam-vähem kõik stseenid filmitud, aga Ketsile tuldi järgi, ta peab nüüd minema. Seega ma jätan temaga hüvasti. Suur aitäh, et tulid. Oot, ma üritan nüüd ka leida. Ma saan selles värgis juba üliheaks. Seega sa pead nüüd ootama, kuni video välja tuleb ja siis näed, kui hea see tuleb. Aga sa olid ülihea operaator. Suur tänu. Tšauki!
selline oli siis tänane setup. Kuna mul ei ole endiselt valgust, et siis mul on mingi ülisuvaline lamp, mille ma panen lihtsalt siia nagu statiivi külge ja siis see teeb kogu valgustuse töö ära. Ja siis stabilisaatorina kasutan ma ka seda statiivi, ma lihtsalt võtan kätte ja filmin kuidagi niimoodi. Aga tegelikult see on kõik tehtud. Ma ei tea, ma lihtsalt ei ole viitsinud tegeleda selle varustuse otsimisega, et millist tellida, sest sa pead vaatama, et millised on need kõige paremad asjad ja mis mulle sobib ja pole aega, ei viitsi. Ja ma saan väga vabalt nii hakkama. Sa pead lihtsalt skeemitama. Minu õpetused, Viki-õpetused, #Viki-õpetused. Hommik, täna on 15. november ja mul on hetkel väga kiire. Täna on koolipäev, teisipäev, kell on 9:06 ning ma pean olema tegelikult mingisugune 8 minuti pärast enda ona juures, et temaga koos linna saada. Aga ma lubasin nii, aga tegelikult see ei ole nii hull. Sest et täna on siis juba 4. just Maria Koläbi filmimise päevadest. Ja ma teen endale praegu hommikusööki. Saiad said siin just valmis. Ja mul tuli just praegu meelde, et ma pean tänast päeva vlogima. Ja siis teen endale praegu rohelist smoothit ka. Panen teid kuhugi. Sain võileivalt tehtud, ma ei tea, miks ma tulen Nutella saia tegi, et ma pole sihukest asja nagu mingi 3 aastat teinud, aga mul järsku tuli magusaisu, seega ma tegin banaaniviiludega koos ja rohelise smuuti. Yeah. Tšau, ma hakkasin tulema, ma jõuan mingi 5 minuti pärast. Jep, tšau. Nii, ma siis räägin kiiresti, mis täna üldse toimub ja miks ma üldse kooli ei lähe. Sellepärast, et täna on koolide vahelise jalgpallivõistlused, finaal ja kuidagi imekombel saime sinna edasi. Tegelikult ma ei välja langemas, meil läinud väga hästi, aga ma ei tea, midagi muutusi, kuidas me saime. Seega ma pean kella 10 alaga areenale jõudma. Ja miks? Mul on 3 kohti. Mu käsi sureb, need on mega rasked. Nagu, sest et seljakotis on kõik tänaspäeva asjad. Mingi, mis mul on jalkasse vaja võtta, mingi puutsad, mingi rätik, pesemisasjad. Siis mul on pärast seda, ma lähen isa töö juurde, siis mul on veidike aega, siis ma saan seal videot monteerida ja õppida, mul on õppimisasjad, arvuti kaasas, arvuti on väga raske pluslaadija. Ja siis ma lähen kooli, mul on seal rahvatants, ma võtan seda valikkursusena, sest gümnaasiumis mul on vaja võtta 10 valikkursust, sealt ma saan 2, see on mul praegu trenni eest, sest ma lõpetasin jalka ära. Ning siis mul on need rahvatantsurid kaasas ja pärast seda mul on vaja minna Mariaga filmima tema videot ühte kööki ja kuna praegu mul on siuke välja, siis mul on kõik meigi asjad kaasas, mingi juuksasjad enam-vähem ja siis veel vahetusriided, mida ma filmimiseks kaasa panen. Ja siis tahtes ma minu kaameraga filmiks, et mul on kaameraga kaasas ja ma lihtsalt suren ja mul on paelad ka lahti ühel saapal. Siin on paelad lahti, väga-väga ebamugav. Ma kõndida, okei, mu käsi sureb. Nii, kell. Ma ei tea, mis kell on. Teeme uuesti. Nii, kell on siis 9:50, jõudsin just linna. Ma rääkisin taksos enda onuga nii palju, et ma unustasin täiesti hommikul süüa. Seega ma üritan siin tee peal nüüd kuidagi süüa, sest ei taha väga enne, või nagu 5 minutit enne mängu algust süüa, siis on suht raske jalkat mängida. Seega, ma ei tea, mu käed külmuvad, ei taha väga, aga 4. ka ei saa minna, muidu pole jõuda, seega hakkab sööma. Ma jõudsin just siia garderoobi ja me pidi jagama 11 mängud, aga tuleb välja, et nad muutsid seda millegi pärast varasemaks ja hoopis 10 hakkab ja kell on 10 läbi, seega nagu mäng käib ja ma pean nüüd jooksma. Mingi megasegadus, et pidi hakkama kell 10, aga kuna mina ja üks tüdruk ei jõudnud kohale selleks ajaks, nad ei saanud nii vähemuses alustada, seega nad lükkasid seda ikkagist 11 peale. Ja kogu jama on selles, et osad peavad geograafia olümpiaadile minema, ma kaardame, et me oleme viimase mängu all vähemuses, seega me proovisime varasemaks tõsta, aga kõik ei teadnud sellest, seega nüüd mul on ikkagist aega ja seega ma hakkan siin videot ütlema, kuna mul on siiski vaja see Maria Koläb valmis saada pühapäevaks ja mingi 20 minuti pärast lähen ma sinna tagasi ja hakkan soojendust tegema. Aga ma saan enda smuuti nüüd lõpuks olete ära juua.
Jäi. Meil hakkab praegu viimane mäng 21. kooli vastu, ehk siis minu eelmise kooli vastu, kus ma varem mängisin ja kuidagi olen ma väravasse sattunud, sellepärast et meil ei ole sinna kedagi panna ja inimesed pidid minema kooli geograafia olümpiaadile. Selline on siis see väljak, kus me mängime ning ma proovin teid kuhugi pingi peale panna ja siis timelapse'i teha, et näete seda mängu. Ma ei tea, kas on päris tervet filmi, sest mul saab kaamera aku tühjaks. 21. lõppes just mäng, aga meil oli paus, seega tähendab, et meie oleme kohal ja meil on rohkem energiat ja me loodetavasti võidame neid, aga minu arust meil ei ole ikkagist lootust saada esikolmikusse, aga proovida võib. Ning ma proovin väravas anda endast parima, sest et tegelikult ma ei ole üldse mingi väravast, ma ei ole kunagi mänginud väravas nagu liigas ja nii trennis vahepeal, aga ma ei ole mingi professionaal, seega ma loodan, et läheb hästi. Siiamaani on mul hästi läinud, ma pole ühtegi väravat sisse lasknud, ehk siis hoidun ka täiesti tühjana. Me ei pidanud alguses isegi finaali saama, aga nüüd sorry. Ta arvas, et ma räägin temaga. Aga me imekombel nagu saime finaali ja nüüd me saime 3. koha, mis tähendab, et me saame medali. Seega kohe hakkab autasustamine. 3. koha sai Tallinna Real kool. Oota, me ei tule siis. Oi, kas ma jään ka pildi peale või? Ei. Soovit jääda. Palju on? Selline on siis see medal, mis meie saime ja siis see on KSG oma, said 2. koha ja Real sai siis 3. Ja siin on minu eelmised trennikaaslased, kes on KSG-s ja said 2. koha. Vanda ja Hanna-Liivia. Hanna-Liivia siin õpetab mulle midagi uut. Tal on ülikiire, seega ta teeb meiki kõndides nagu, mis inimene teeb kõndides, tal on telefonist, vaatab esikaamerat nagu peeglina niimoodi ja siis kõndides siin teeb nagu täiesti ulme vend. Ma peaks ka hakkama kuskil mingi trammis ja niimoodi tegema meiki või. See on mingi halb no õues veel, aga praegu on ülikülm, sõrmed jäätuvad. Kogu aeg niimoodi, sest mul on kogu aeg kiire. Mul ka nagu meiki jaoks, ma võtan selle pool tundi. Oh my god. Täiesti, ma olen uhke üle. See elu õpetused Hanna-Liiviaga. Hommik või lõuna. Ma lõpetasin just siis lõunasöögi, käisin seal Forkis söömas ning nüüd ma lähen isa kontorisse, kus on mul kõik teised kotid, mis ma siin hommikul jätsin. Mul on vaja kiiresti ja pesemas ennast normaalseks teha filmimiseks, sest et pärast rahvatantsu ma ei jõuasta teha. Ja mul hakkab tunni ajal pärast rahvatantsu, et mul on suht kiire. Peaks vahepeal jõudma õppida ka, aga ma ei usu, et see hetkel juhtub. Seega vaatab, mis saab. Kell on siis 15.21 ja mul tuleb 3 minuti pärast buss, seega ma pean jooksma, et jõuda linna rahvatantsu. Ma ei tea, miks ma üks võimalikus liftis olen, kus on mingid asjad, teine lift on jumala normaalne, aga see vist mingi ehitus käib praegu, seega jooksen. Kuna mul läks kõik tühjaks, siis ma otsustasin osta kaasa endale seerikut sealt seerikust tagant. Siuksed jam-jam. Kõidu jumal või. Tantsisime just ennast tüdrukute tantsud läbi ja tuleb välja, et ma ei mäleta üht midagi, ma olen juba väga läbi. Läheb hästi. Nüüd on kontist vähem timelapse'i sinna, on jah? Jõudsime nüüd Maria juurde ja läheme aitama tal valgustit, statiivid ja kogu varustuse autosse uuesti ei saa seda küüsi hakkama, kuna neid on liiga palju. Oota, tšauki! Tšau! Mul on pikkiselt koguvatsid. Kuule, mul on siuke lugu, ma ei tea, kas ma ostsin keegi. Tere! Kuule, ma pole kindel, kas ma ostsin keegi, sest ma pole kunagi ükski toidupoes käinud nagu asju. 3 pakki kohvipiima, see on su kohvi, ma ostsin mustikaid. Ja siis ma ostsin... Oled sa kindel, et see kohvi tuleb hea, kui ma seda nagu veega teeme? Jaa, ma olen jõudnud, see on ülihea. Ja siis haapukorka. Haapukorka ostsin ka 2 pakki. Marju ostsid ka või? Aga ma ostsin mustikaid ainult, sest muid ei olnud nagu varsku. Ei, vähemalt midagi nagu siis juurde. Eks ole, minu meelest ka. Davai, ma panen riidesse ja ma tulen. Davai. Kuna Maria on nii pikk, siis me üritame praegu saada teda normaalselt kaadrisse ja siis ma vaatasin, et kõik on paigas ja siis tema arvas, et see liigub ülevalt alla ja tal on nii halb statiiv, et kui sa siit midagi lahti keerad, siis nagu kogu see asi liigub, mitte ainult üles-alla või külje peale. Kogu see liigub, et see nüüd otsa läks, siis see on täitsa võimatu. Brant vlogib meile nüüd, kuidas kogu asi... Okei, nii.
meil läheb mingi 15 minutit. ühesõnaga, me jõudsime kohale ja väidetavalt on minul väga halb statiiv, sellepärast et mul on mingi üks pulk sealt puudu. Ühesõnaga, Vikil on tükk tegemist sellega, et ta sätib seda nii, et ma olen ka kaadrisse. Tegelikult nii on päris hea, aga sa oled Kuule, see tundub väga väga hüpe alt üles, ma arvan, sa peaksid istuma. Ei, aga see asjad näevad siit head välja, vaata. Ma ei näe nii kaugele, ootame zoom'i läbi enda kaameras. Nagu asjad näevad siit head välja. Aga lihtsalt sina oled juba alt üles. Kas sa istuda ei tahaks või? Kui me istuks, oleks mina sinust pikem, sest mul on ülemine kehaosa pikem. Ja sa tahad teha istudes küpsis tarki või? Let's do it. Sellepärast, et me oleme liiga erineva pikkusega. See on tõsi muidugi. Oota, too need toolid. Tule seisa korra, ma tulen silmast vaadata. Aga mitte, et sa... Oota, ma proovin sina olla. Siis on kihki varvukile. Nii on palju parem juba. Ei, oota, ma ikka nii palju. Oota, kes see? Ma ei tea, kui pikk sa oled. Sa oled nagu väga pikk. Ei, ma ei ole nii pikk. Vaata, kui palju ta peaks tõusma, et ta minu pikk oleks. Oota, pane nüüd kokku. Panege. Vaata, kui ma nii olen. Jah, ole siis kihki varvukile. päriselt või? Noh, oh, Jesus Lord. Mulle tundub, et see rekordib, aga oota, ma vaatan korra peegeldusest. Nii, tervist, siin on Maria enda takeoveriga, aga ma ei ole kunagi vloginud kaameraga, mille flip screen'ile, see on nii imelik, aga nagu ma vaatan otsa objektiivi. Ühesõnaga, minul on väidetavalt halb statiiv, mitte halb, aga sobimatu Victoriale, sest mul on sealt üks pulk puudu. No ühesõnaga, Vikil on tükk tegemist, et seda sinna saada ja me oleme valmis ja ma olen väga-väga excited ja ma olen umbes nagu... Tule vaata korra, kas neid valgusasju. No lähme vaatame neid valgusasju. Let's see. Sa tahad nagu siukest valgust. No nii. Parem ütelda on siukest valgust või sa tahad siukest valgust. Oot, see on hästi sinine. Mine siis nagu kas ta näo teeb ka väga siniseks, või? Ei, ma arvan, et see on parem. Arvad või? See on nagu kuidagi loomulikum. Okei, see on auto. Aga mine nüüd seisa korraks. Ma ei tea, on see keskel jume. Vähemalt see sinu video oli, et ma jumet. Täpselt. Ma ei ole siukene perfektsionist, sa oledki nagu perfektsionisti. Olengi, kui ma video teen, siis mul on väga perfektsionist. Tahate teada ühte fakti Victoria kohta? Victoria on definitsioon perfektsionistist, ongi Victoria. Me oleme suht kaugel nendest. Mul käib umbes nagu mingi... Kuidas sa välja näed? Mul on nagu... See on nagu mingisugune talk show juba. Tere on külaline. Mul läheb nagu casually 4 minutit kõige rohkem, et nende kaamerat üles sättida. Me oleme siin Andres nagu mingi 20 minutit. Mulle mina sätin ikka mõnda aega. Okei, oota nii. Goodbye, kaadrid agustud, sest ma pean hakkama nüüd Maria video jaoks filmima seda kooki lähedalt selle kaameraga, ega ta ei saa siit kahjuks kaadrid agustud. Saab ikka, küll me midagi välja mõtleme. Ei tegelikult... Saadad mulle enda materjali ja siis paneme sama materjali mõlemad. Ei, saatma ma midagi ei hakka, liiga keeruline minu jaoks. Alustame lihtsalt, palun. Ei, sina hoiad valdrikult paigal ja ma tõmban teda niimoodi kahe käega siia poole. 1, 2, 3, let's go! Palun! Jõuga nüüd, Maria! Oled nagu hästi shit. Ma ei saa. Oh, see on otse. Me saame niimoodi kätega need ääred siledaks teha. Seda kahkiseb ainult Maria. Naastakist sinu ei hakka. Näita, ma olen... Me saame thumbnaili kohe ära teha, see nagu... Oota, davai, ma hoian kohki. Tead, mis oleks oivaline praegu? No, teeme thumbnaili ära. Teeme thumbnaili. Maria liigutas kätega kohki, nagu nägite, ja nüüd me tahame thumbnaili pilti teha ja oih, mis juhtus. Pükste Vajuta peale. ja minul on siis selline asi näos ja ma tegin enda sõrmed, et ma saaks piikstaili teha. Ma ei tea, mis siin välja tuleb sellest. Me leidsime just thumbnailiks sobiva pildi. See on nagu kõige parem asi üldse. Oota, kas siin oli veel midagi head või? Nii, kuulad või? Siin on videod. Nii, mis on küsimus? Tõmbavad siin. Oh my god, see. Maria nagu lihtsalt nagu see on lihtsalt kuld. Oota, siin oli tegelikult veel häid. Siin olid tal need silmad. Hashtag ainetel. Oota, ma tegelikult siin on midagi... Nagu lihtsalt vaadake palun mu hambaid. Nagu mida ma enda suuga siin teen. Nagu ma ei tea. No, kõik on koju läks, me räägime sellest.
mul on praegu video pooleli, siis me lõpetame ära selle, me oleme nii kõvalt filminud. No ei joke. hästi läheb. osad pildid on tegelikult jumala numbrid. Ma kasutan nagu jälle, mida ma teen nende hammaste näoga? Need vlogile ei sobi. What's going on? Ma ei tea, vaata ise, kuidas sa tahad. Võtad zoomin sisse selle ühe, selle kõige esimese, vaata. Jaa. Ja reality of filminga collab. Miks ma siuke olen? Palun, keegi öelge. Nagu, see on nagu 80-ndate mingi peal. Reality of filminga collab, lihtsalt nagu it got pretty fun. Me saame koogiga valmis ka. Me aasta veel maitses, aga me videos maitseme seda. Ja siin on konkuristid, oh my god, see on üks kõige lõpus. Oh my god, see on kõige parem. See on lihtsalt selle paremaks. Ei lähe. Maria, tule palun filmi seda. Me, it's like mood. See on lihtsalt nagu 24/7, kui nagu koolis antakse üldse midagi teha, siis see on lihtsalt nagu mingi... Sellest tuleb nii hea. Oh my god, ja kui sul on vaja palju koristada, siis laseb Raidul kõike teha. Nagu, see on juba suht puhas. Lihtsalt sujuvalt tee muid asju ja küll ta kõik ära koristab. Maria on seal juba veidike masenduses. Mu põsed on šokolaadid ja Maria, kõik korras või? Kas tal on mingi hüüdimi ka nagu mingi mammu või midagi, marru või? Mario. Mario on nagu mingi vanaema. Nii ütleb täna nagu Mario, kõik ütlevad Mario. Okei. Siin on need koerad, kes on meid terve selle õhtu hirmutanud. Oh god, Victoria tegelikult. Oot. Ma tean, et nad ei tundu hirmsad, aga uskuge mind, kui nad tulevad hüpeldes, Oota, ma tulen sinu selja taha. niimoodi, kui nad siukest asja teevad, siis nad on päris õudsad. Jah, ma pean tõdema, et loomad ei ole mu lemmikud. Just lõpetasime filmimise, me tegime See auto oli kõige eris kummalisem auto. See oli väga huvitav, kas ma... Oh my god, palun magame siin niimoodi. Kuule, aga paneme siis... Jaa, oota, anna mu vlogikaamera pealt, palun. Good night. Väga lõbus. Oh, Viki, sa pead päeva küsimise mõtlema. Sulle või? Jaa, aitäh. Kell on siis 9:30 ja me saime kõik filmitud ja jõudsime hetkel Maria juurde ja aitame tal kõik valgustud ja varustuse. See oli ülilõbus, aga nagu mul on nii väsinud täiega lihtsalt tahaks magada. Was very fun. Let's do it again. Jaa, davai. Tšauki. Kell on 12:30, me jõudsin just ometi koju ning õnneks Brait viskas mind koju ära, et me ei pidanud bussiga tulema, ma olen nii läbi, ma ei suuda silmigi lahti hoida. Viki tulevikust ma tahaks nüüd rääkida natuke sellest, et ma tegin lõpuks ometi vlogi kanali, mul on ülilävinud sellepärast, andke mulle kommentaarides teada, mis te sellest arvate, kas teile ka meeldib see. Et siia ma hakkangi siis postitama kaadritaguseid tulevastest videotest, mingitest üritustest, kus ma käin, minu koolipäev, võtan nüüd reisidele kaasa, näiteks YouTuberi koolitusest on vlog tulemas ja palju muud põnevat, seega kindlasti subscribe'ige, et ei jääks sellest ilma. Likeige, kui teile see vlog meeldis ning see collab Mariaga, mida ma siin terve video ulatuses näitasin, neid kaarditaguseid. See collab tuleb siis välja 21. novembril esmaspäeval kell 5 ehk siis 17:00, seega olge valmis, esimestele kommentaaridele proovin ma vastata. Ning ma olen üliärevil selle pärast ja täiega ootan, et siia vlogikanalile rohkem vloge panna. Mul on paar vana vlogi ka tulemas, mis ma filmisin varem, aga ma ei ole jõudnud nagu enda kanalile neid veel panna, seega need tulevad nüüd siia näiteks Rebaste nädalast ja Reis Dubaisse peaks vist ka tulema. Seega ma loodan, et te olete nendeks vlogideks valmis ja need vlogid tulevadki siia siis pikemad ja väga vähe töödeldud ja jah, ma olen ülirõõmus, ma lõpuks ometi selle ära tegin ning ma loodan, et teiega. Seega näeme juba järgmises vlogis. Tšauki!